No tere, siin Maahommiku 6. episood, oleme jõudnud siia Ascoti farmi. Tegelemist on puuviljafarmiga, nagu näete. No tšau kõigile, ma mõtlesin ma sellest väiksest road tripist siin küll vlogi ei tee, kuna mul kaameral on akud on metsas ja ma saan reaalselt filmida mingi 20 minutit maksimum ja siis nagu see on kõik nagu. Ta ei saa piisavalt materjali normaalse kaameraga filmida. Aga ma mõtlesin ümber siin praegu sõidu ajal, et ma filmin siis oma telefoniga, kui heli on küll ilmselt väga kohutav. Pilt ma ei kujuta ette, kas see on hea või mitte, ilmselt siuke talutav. Ta ei ole nagu see, et ma tahaks. Aga ühesõnaga praegu me oleme siis Kalviniga teel Brisbane'ist Narrabris. Narrabris on siuke väike linn Brisbane'ist, siuke 500 kilti sisemaa poole. 6-tunnine korralik sõit. Ja mis me lähme sinna tegema? Me lähme Cotton Farmi. Ehk siis saime siis endale sellise laheda positsiooni nagu forklift driver või kus iganes. Ühesõnaga me hakkame tõstukiga siis seal Cottoni mingit suuri palle tõstma. Et tegime endale forklifti load ja järgid. Aga siis praegu me siis oleme teel. Kalvin on roolis ja ostsime endale auto ka. Täitsa pekkis viimases vlogi osas saati nii palju juhtunud, et nii palju asju on kohe rääkida. Ma siis räägin natukene, mis olukord meil siin on olnud vahepeal Brisbane'is, et meil oli täiesti metsas selles ühesõnaga. Me tulime või siis Brissinaga Melbsist ja me oleme siin vaevu tegelikult otsaga iga nädal kokku tulnud, et oleme leidnud siin niisugused juhutöid, mida me oleme teinud seda istutamistööd, nagu te eelmises vlogis nägite. Olemegi teinud mingid väiksed mingid lambitöid lihtsalt ja reaalselt nagu korraliku palka me ei ole teeninud. Et iga nädal oleme siin vaevu kuidagi otsaga kokku tulnud, vaevu sealt rendi ära maksta, vaevu ära elanud ja nagu minu eesmärk nagu raha koguda ei ole olnud Brisbane'is väga edukas, kuna nagu tõesti, ma ütlen ausalt, siin on olnud nagu väga raske meil tööd leida. Ja kui olemegi nagu mingit tööd teinud, siis on niisugune tiksutamine, et kas 2-3 päeva nagu nädalas oleme saanud tööd teha või nii edasi. Et rohkem on nagu raha kulunud siin Brisbane'is kui läinud. Ja põhimõtteliselt siis selle plantingu tööga nagu saime natukene koguda, aga see töö oli lihtsalt muidugi nagu täiesti kohutav, kui sitt see oli töö. Ja Jacob ja Marleen tulid ka siis siia Brisbane ja tegid seda tööd natuke aega ja mitte natuke aega, ühe päeva. Ja nad ei viitsinud isegi labida asju nagu koju kaasa võtta, kui lihtsalt see töö on nagu nii lambi töö, et lihtsalt ei viitsi. Ja põhimõtteliselt ongi, me kannatasime see nädal aega ära, pärast seda kannatasime veel mingi pool nädalat või niimoodi. Ja siis tiksusime veel nagu paar päeva peale nagu vastu tahtmistega. Et lihtsalt saada nagu autoraha kokku. Ostsime mingi täiesti lambi auto selles siis nagu, et läksime koha peale, mõtlesime, kui sõidab, et võtame ära. Meil oli $926 ja me maksime 9 auto eest ja me läksime autoga koju. Ja ühesõnaga, meil oli nädal aega siis elada $26 ja siis kannatasime natukene veel tööl ära, kuidagi tulime otsaga kokku nagu. Ja siis kannatasime veel mingi nädal aega tööl ära ja siis ma sain mingi paar päeva tööd. Kuna ma tegin omal varba vahepeal katki põhimõtteliselt. Ja siis meil oli juba siin kahe peale 6-7 sotti umbes raha. Selle eest siis roadworthi pidime autole tegema, mis on siis tehniline ülevaatus ja sellega muidugi see, et kui autol on midagi viga, siis sa pead kõik ära parandama enne, kui sa saad selle tehnilise ülevaatus nagu kätte. Meil ei ole raha, et hakata parandama seda, et arvel võtta. Meil on vaja ainult sõidaks paar nädalat pärast seda, vahet pole, kui auto läheb kotti vahetele. Ma ei tea, kas ma tohin seda kaameras öelda või ma tohin, ma ei tea. Et maksime mehaanikule natukene siis sellest siis ekstra, et ta vaataks nagu mööda sellest meie auto vigadest ja tegi meile siis selle tehnilise ülevaatuse niimoodi ära, et me ei pidanud nagu autot ära parandama. Sõitsime siis sinna maanteeameti ette. Ja kui me jõudsime siis maanteeameti ette, saime autol need paberid kätte, saime auto arvele täpselt võetud ja mõtlesime, et jess, et auto on arvel, nüüd saame ametlikult sõita, et ei pea muretsema, et saame nüüd nagu liiklustrahvi. Ja lähme siis Kalviniga autosse, lõime juba ruska ja et jess, davai, road trip ja mis iganes ja pöörab võtit. Ja mitte midagi auto ei tee. Mitte midagi. Mõtlesin, mis nüüd juhtus. Et oleks siis pidanud selle mehaaniku kutsuma, et oleks pidanud nagu tehnilise ülevaatuslikust tegema, et auto ei lähe käima. Ja jätsime siis auto sinna
transpordiameti sinna parklasse ööseks, siis meil ei olnud mitte midagi muud teha, kuna me proovisime erinevaid akusid autole peale, me proovisime jump startida, me proovisime nagu kõike lihtsalt ja me ei saanud autot tööle. Ja öeldi siis, et startermootori ilmselt probleem. Ja siis jätsime siis auto ööseks sinna, tellisime mehaanika järgmiseks päevaks, meil olid viimased $200 ja siis tuli mehaanik, tuli sinna kohale, järgmine hommik oli 8 hommik ja tegi siis auto korda poole päevaga ja maksime oma viimased $300 talle ära. Ja siis me leidsime siis sellise farmi töö, kuhu me praegu lähme, Cotton Farm. Ja seal oli otsita siis 2 forklifti sõitjat ja me Kalviniga oleme otsinud terve aeg mingit tööd, mis saaks masinaga teha, kuna me oleme nii palju käsitsi siin, mina olen eriti veel, ma olen 7 kuud siin Austrias, ma olen nii palju manual labor tööd ja mul on kopp nii lihtsalt nagu korjamisest. Ja siis forklifti license muidugi, kus sa tahtsid tööd teha, see peab olema see forklifti license muidugi oli $500 ühepäevane kursus. Meil oli kiiresti vaja paberi kätte, kuna oli vaja paber saata siis tööandjale, et me saaksime selle positsiooni endal, mida me nii väga tahtsime. Ja rääkisime siis selle koolitajaga ja saame järelmaksuga nagu. Et meil raha pole ja me läheme mingid forklifti license'id tegema ja võlgu. Ja nüüd me võtsimegi põhimõtteliselt forklifti license saime tehta, saime nagu siis paberi, mis lubab meil sõita. Aga ametliku paberi saame nagu siis, kui meil on kõik ära makstud. Aga me saame nagu sõita juba. Nii et meil on $500, oleme mõlemad võlgu siis sellele koolitajale. Nüüd me siis oleme, näpud on meil põhjas, meil on mõlemal umbes $100 laskus. Minul ei ole $100, Kalvinil on mingi $100, minul on raha täiesti otsas. Ja liigume siis oma, ma ei tea, kui usaldusväärse autoga 600 kilomeetrit eemale siis Narrabriisse, kus me hakkame siis raha teenima. Aga palgaloots on seal selleks hea, et $27 tunnis. Aga ühesõnaga, nii palju siis sellest, nüüd te teate, kus me oleme, mis järje peal me oleme ja uus algus siis jälle Narrabriss. Ja Alex jäi maha Brissi, Jacob ja Marleen jäid ka Brisbane'i ja me oleme siis Kalviniga kahekesi siin Austrias. Peaaegu terve see 500 kilti, mis me oleme sõitnud praegu, 100 kilomeetrit umbes veel sihtkohani on olnud siukene. Ja me oleme näinud ülipalju surnud kängurusi, rohkem kui jõuab kahe käe näppude peal ära lugeda. Selline on Austraalia. Ja me olemegi siia külla vaikselt kohale jõudnud. Siinsamas peaks olema no nii. Lähme siis vaatame selle koha üle. Väidetavalt peaks olema siis tehtud kõik eeltöö sellest, me peaksime lihtsalt minema nagu sinna ja peaksime saama vabalt sinna siis kohe sisse kolima. Loodame, et jah. Ma ei tea, näeme, loodame, et saab. Kohe saab teada. Mitsubishi Mirage. Siuke väike punn on. Telas üle praegu meie 600 kilomeetrise sõidu. Mul on selg räigelt kange. No nii, nüüd me kolisime oma asjadega siia tuppa. Tõime oma staffi siia. Et ja siuke lahe tuba tegelikult meil isegi, et 2 suurt voodit selles suhtes, et nüüd on normaalne, mõlemal on ruumi laiutada ja telekas on olemas ja fänn on olemas. Kraanikaus, külmkapp, tavaline kapp, seinamaal. Ja siis tegelikult, mis on lahe, on see, et siin on õhukonditsioneer olemas. See on nagu haigelt mõnus asi. Eriti kui on külm ja kui on soe. Sellepärast, kui on külm, saad soojaks toa teha. Kui on palav, siis saab jahedaks toa teha. Ja homme siis kell 8 võtab meiega siis meie uus bossühendust ja kell 11 on meil siis tervisekontroll. Ja siis ma ei tea, kas me hakkame kohe tööd ka tegema või mitte, aga võiks alustada kohe pihta sellest, et tahaks kohe lammutama hakata. Praegu me oleme siis siin töö
tööstusel ja see on siis töö, mida me sisuliselt tegema hakkame. Seal on siis forkliftid, võtavad neid kotoni, neid kuubikuid ja toovad ringi neid sinna warehouse'i ja mis iganes. No tere, siin Maahommiku 6. episood. Oleme jõudnud siia Ascoti farmi. Tegelemist on Puuvilla farmiga. Nagu näete, pakid on seal. Järgmises episoodis näete juba, kuidas need pakid siia said. Pealtnägemiseni. No nii, me saime nüüd sissejuhatuseks, saime kõik tehtud ja homme kell 7 alustame tööga. Päris huvitav kogemus saab olema, et nägite ise ka nagu veits klippe ja ma ei tea, ma olen excited sellest, siis juba alg tõotab tulla ka päris kõva ja et jah, käsitsi pole vaja seal väga midagi teha, sellest ei ole siuke füüsiline töö, mida me siiamaani oleme teinud ja saabki masinatest peale pistuda ja tundub liiga head tõsi jälle. Eks me homme näeme, kuidas see töö reaalselt on ja eks varsti saate siis ka mingit tagasiside sellest minu poolt. Tere hommikust ja tere tulemast Austraaliasse. Oleme siis nüüd tööle minemas, täna on esimene tööpäev ja meil on klaasid täiesti jääs. Et me tulime sisemaale, kus on hommikud tunduvalt külmemad ja selles suhtes, et saame selle Eesti talve ka siin Austraalias ära tunda, et see on siis meie hostel seal. Ma oleme praegu siis oma väikses mitšus. Nüüd kui teil seal Eestis siis hakkab suvi pihta, läheb soojaks, siis meil siin Austraalias tuleb talv peale ja läheb järjest külmemaks. Ja meil on lootus siis, et läheb soojamaks alles kuskil oktoobri paiku. Minu viisa läbi saab muidugi, kui me nüüd 3 kuud saame olla farmis, siis ma saan oma farmipäevad tehtud, aga öeldi, et augusti keskpaigane tööd ja me alustame juuni nüüd natukene võiti täiesti alguses. Muidu see töö on ülimalt ebo, see on kõige lihtsam töö, mis me siiani teinud oleme ja kavatseme ilmselt siin olla hooaja lõpuni lõsti ära. Et ma olen nagu väga rahul, et ma tulin. Natukene hakkab lõpuks see fork ajudele selles siis, et 11 tundi päevas sõita sellega edasi tagasi neid peile siia warehouse'i viia. Muutub ka igavaks ja tüütuks lõpuks, aga ikkagi lihtne selles suhtes. Käsi läheb natukene krampi, aga see rooli käsi. Aga muidu on lihtne, Nüüd ma räägin täiega siin hoopis peeglisse. Need 4 tükki ma pean panema siia, võtma selle sealt eest ära, et ma saaksin need 4 siis panna siia. Ja siis pärast hakkan juurde tooma neid. Teeme siis 4 hunniku siia. Päris ulm, see on ikka. Liiguta. Võiks tuule alla tööle. Joo jaa.
lahe on jah. tulnukatega tehtud. Tulnukad tegid selle jah. ja loodus ka siukest asja ei tee, see on Illuminati.